Trump peatas Iraani läbirääkimised kinni ja muutis Pärsia lahe surve hullumeelseks lõksuks Iraani diktatuuri vastu. Sel neljapäeval, 28. mail, pärast seda, kui Trump süüdistas Iraani režiimi läbirääkimiste venitamise, ajavõitmise ja USA poliitilise kalendri muutumise ootamises. Valge Maja tegutseb teise loogika järgi, lastes Iraanil näidata, kui kaugele nad oleksid valmis minema, et hirmutada Saudi Araabiat, Katari, Araabia Ühendemiraate ja Pakistani. Ja seejärel nõuda nendelt valitsustelt valikut, mida nad on aastakümneid vältinud, ning see hõlmab kõigi nende Araabia riikide liitumist Abrahami lepetega ja Iisraeli riigi tunnustamist. Üllatav käik, mis võib lahendada sajandite pikkuse probleemi Lähis-Idas. Mida Trump märkas, miks Iraan alla andis ja kuidas see muudab jõuliselt kogu Pärsia lahe piirkonda? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump ei käsitlenud viivitust kui tühja pausi. Ta kasutas seda aega, et mõõta nende valitsuste meeleheidet, kes elavad pideva pingeseisundi keskel. Iraan püüdis muuta piirkondliku hirmu relvaks Washingtoni vastu. Teheran arvas, et see pidurdab Valget Maja, kuid see käik näitas hoopis vastupidist. See tõestas, et Pärsia lahe riikide neutraalsus ei kaitse enam kedagi. Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid on aastaid püüdnud hoida mugavat positsiooni. Nad rääkisid Washingtoniga, pidasid läbirääkimisi teiste suurriikidega, vältisid otsest vastasseisu Teheraniga ja hoidsid Iisraelist avalikult eemale, kui see tundus sobiv. Probleem on selles, et Iraan ründas ikkagi. Iraani režiim näitas, et tema jaoks võib ka neutraalne valitsus muutuda sihtmärgiks, kui see jääb tema piirkondliku surve teele. Just siin nägi Trump võimalust. Kui need juhid palusid Washingtonit ettevaatlikkust, ei palunud nad ainult rahu, vaid tunnistasid ka oma sõltuvust. Nad näitasid, et vajavad Ameerika Ühendriike Iraani ohjeldamiseks, majandusvoogude kaitsmiseks ja selleks, et kriis ei tabaks nende enda majandust. Trump sai sõnumist aru. Kui Pärsia laht vajab Ameerika kaitset, peab Pärsia laht maksma ka poliitilist hinda ja see hind ei ole väike. Liituda selgemalt Iraani vastase piirkondliku raamistikuga. Trumpi surve oli seotud Abrahami kokkulepetega. 2020 aastal edendatud normaliseerimisleping Iisraeli ja Araabia riikide vahel. Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein avasid tol hetkel tee ja siis tulid teised lähenemiskatsed piirkonnas. Loogika oli lihtne. Iisrael lakkas olemast vaid ideoloogiline teema. Ja Araabia valitsused hakkasid teda nägema kui tehnoloogia, julgeoleku, luure ja kaitsepartnerit Iraani ohu vastu. Nüüd püüab Trump seda sama loogikat viia kõrgemale tasemele. See ei seisna ainult diplomaatiliste dokumentide allkirjastamises. Eesmärk on sundida Saudi Araabiat, Katari, Pakistani, Egiptust, Jordaaniat ja Bahreini ja teisi läbirääkimistes osalevaid riike võtma selgemat seisukohta, kui nad tahavad, et Ameerika Ühendriigid hoiaksid Iraani kontrolli all. Siis peavad nad lõpetama näitemängu, et Iisrael on Lähis-Ida keskne probleem. Donald Trumpi jaoks on keskne probleem Iraani režiim. Iraan langes lõksu, sest püüdis kasutada hirmu tööriistana. Kui Teheran sihtis lahte, tahtis ta panna need monarhiad Trumpi survestama, kuid Donald Trump muutis selle surve hoopis võlaks. Iga rahu üleskutse muutus argumendiks, et nõuda suuremat joondumist. Iga paanikamärk muutus tõendiks, et vana mäng on läbi. Ja iga Iraani ähvardus piirkonna vastu aitas Valgel Majal kaitsta ideed ühisrindest, mille keskmes on Iisrael kui piirkondliku kaitse tugisammas. Saudi Araabia on selle malelaua kõige raskem nupp. Saudi kuningal on 2 püha mošee, Mekka ja Medina, eestkoste tiitel. Ametlik lähenemine Iisraeliga ei oleks lihtsalt järjekordne allkiri. See oleks suurele osale moslemi maailmast märk, et Iraani narratiiv on kaotanud jõudu. Teherani režiim on alati püüdnud end müüa kui vastupanu kaitsja Iisraeli vastu. Aga kui Riad liigub teisele teele, muutub see retoorika palju nõrgemaks. Pakistan on veel üks tundlik punkt. See ei ole Araabia riik, kuid tegemist on moslemi suurriigiga, millel on suur rahvastik. Sõjaliselt ja tuumariigina. Kui Islamabad isegi natuke muudaks oma seisukohta, oleks sümboolne mõju tohutu. Trump teab seda. Seetõttu ei ole surve suunatud ainult Pärsia lahe rikastele valitsustele.
See on suunatud ka valitsustele, kes suudavad muuta teiste moslemiriikide arusaama, kes on alati oodanud, et Saudi Araabia astuks esimese sammu. Katar on kõige ebamugavam juhtum. Doha on hoidnud suhteid erinevate pooltega. Kriisi ajal andis ta varjupaiga Hamasi poliitilistele juhtidele ja kasvatas oma mõju just seetõttu, et suhtles kõigiga. Trumpi-meelse tõlgenduse järgi ongi just sellepärast surve nii suur. Kui Katar tahab, et teda koheldaks kui julgeolekupartnerit, ei saa ta igavesti kasutada kahetimõistetavust kaitsekilbina. Sõda näitas, et sellel kahetimõistetavusel on samuti oma hind. Trump seadis Iraani samuti silmitsi strateegilise alandusega. Rääkides laiemast koalitsioonist ja seostades piirkondliku rahu Abrahami lepetega, saatis ta otsese sõnumi Teheranile ja Iraani rahvale. Režiim võib jätkuvalt Iisraeli vastu karjuda, kuid piirkond hakkab vajadusest lähtuvalt tegutsema. Raketitõrje, radarid, tehnoloogia, luure ja majanduskoridorid sunnivad varem kaugel seisnud valitsusi istuma sama laua taha. See samm ei kõrvalda otsest ohtu. Iraanil on endiselt raketid, piirkondlik mõju, liitlasmilitsed ja võime kriisi tekitada. Läbirääkimised jätkuvad raskelt ja Trump on selgelt öelnud, et ta ei nõustu nõrga kokkuleppega ainult selleks, et näida diplomaatiline. Nõue hoida marsruudid avatuna, takistada Iraani kontrolli strateegiliste läbipääsude üle ja tõkestada väljapressimist rahvusvahelise laevanduse suhtes näitab, et Valge Maja ei soovi premeerida Teherani lihtsa võiduga. Kõige olulisem detail on see, et Trump ei müü illusiooni, nagu lahendaks üks vestlus Iraani probleemi. Iraani režiim on ideoloogiline, sõjaline ja religioosne struktuur, mis on üle elanud sanktsioonid, salajased operatsioonid, üksikud rünnakud ja aastakümnete pikkuse surve. Ühe rajatise hävitamine võib programmi edasi lükata, juhtkonna kukutamine võib tekitada sisemise võimuvõitluse. Kuid režiimi eraldamine narratiivist, mis toidab selle mõju, on teistsugune surve. Seetõttu ongi lähenemine Iisraeliga keskne osa. Iraan on alati lootud ideele, et moslemimaailm on Iisraeli vastu ühtne. See kuvand aitas Teheranil õigustada väliskulusid, rahastada liitlasi, mõjutada radikaalseid rühmitusi ja esineda piirkonna moraalse liidrina. Trump üritab just seda kuvandit lõhkuda. Kui Saudi Araabia, Pakistan ja Katar sunnitakse uude loogikasse, kaotab Iraan osa sellest loosungist, mida ta on aastakümneid kasutanud. Ka 2023. aasta 7. oktoobri rünnak kuulub sellesse käsitlusse. Enne seda tragöödiat arenesid Iisraeli ja Saudi Araabia suhted kulisside taga. Hamas ründas Iisraeli ajal, mil see protsess ähvardas muuta piirkondliku tasakaalu. Sõda peatas normaliseerimise, tõi Araabia valitsustele taas surve ning andis Iraanile aega proovida hoida elus oma vastupanu narratiivi. Nüüd üritab Trump kasutada selle kriisi tulemust kaose enda arhitektide vastu. Käik on lihtne mõista, kuid raske teostada. Trump hoiab vajadusel tagasi, näitab jõudu, kui Iraan testib piire ja kasutab läbirääkimiste lauda, et survestada liitlasi tegema otsust, mida nad ei tahtnud teha. Lahe piirkond võib jätkuvalt Teherani karta, kuid ei saa enam teeselda, et erapooletuks jäämine tagab turvalisuse. Sõda õpetas seda praktikas. Majanduslik pool kaalub samuti palju. Uus arhitektuur India, lahe piirkonna Iisraeli ja Euroopa vahel toimib ainult siis, kui on olemas turvalisus, etteaimatavus ja piirkondlik koostöö. Iraan mõistab, et uute kaubateede ja tehnoloogiliste liitude pood kõrvale jäetuna nõrgeneb tema väljapressimisvõime. Seetõttu ei ole see vaidlus ainult sõjaline. Donald Trump kasutab läbirääkimisi, et muuta ebamäärasuse hinda. Kui Iraani režiim ähvardab lahe piirkonda, peab lahe piirkond valima, kes tagab tema julgeoleku. Ja selles valikus ei ole Iisrael enam tabu, vaid muutub praktilise lahenduse osaks. Iraan üritas sundida Donald Trumpi taganema, kuid surve, mida Teheran piirkonnale avaldas, andis Trumpile täiusliku argumendi nõuda suuremat muutust. Lõks seisnebki just selles. Režiim üritas lahe piirkonda hirmutada, et oma positsiooni päästa. Kuid aitas lõpuks Washingtonil näidata, et lahe piirkond saab tõelise turvalisuse ainult siis, kui lõpetatakse Iisraeli vaenlasena ja Iraani hallatava probleemina käsitlemine. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvesi kogukonnaga.